Küll lähme. Lähme sööma. Ma pole hommikust saati söönud, mul juba täitsa pilt liigub. Siit võiks ühe normaalse asja saada küll. Et ma vaatame siis, millega nad üllatavad meid. Purks. Nom. Me vaatame, tellime purksid ja väikse videoga. Et kirp lõpuks kasvama hakkas ta nii lühike. Tõepoolest ma jah ei kasvaga, et ma ei söö piisavalt. Jah. Et vaatame, alati ei pea purks tähendama jama kvaliteetselt süüa. Et ma võtan siis XXL burgeri leivaga sai asendada. Ja ma saan siis salati võtta friikat. Jaa. Ja siis ma võtaks selle ka. Ja seal pidi 2 pihvi olema, 1 pihv pidi olema 300 grammi, nii et 600 grammi lihavasa. Kõhu näära läheb läbi. Mees otsa Ameerikas, siis vähemalt ei ole see vaheni suur. Jaa, elan lihtsalt sisse siin. Mehele otsa Ameerikast talle see 600 ja suke tunneb suke väike, ma usun, et sellest oli kilosed. Jah, kilosed kints oli lihtsalt leiva vahe. See mida Jokk rõhutab? Ma võtan selle barbecue. Ja ma võtan siis ikka saiaga. Saiaga ja friikartulit tulevad. Miks mitte? Juua midagi. Ma võtan Coca Zero. Jäägi. See koffiin juba nii palju saata. Siin on meil ikoonilised pildid Ameerika elust, rockabilly puugi, siin on üks gitarr, siin täpselt ei ole Marilyn, see on mingi teine. Ma nüüd ei tea, kes see on. Jah, väga tore. Ja diivanid, mis eraldi Jokkeri tellimisel siia sai toodud, kes ta ei maha tooli peal ära. Ja väike lassenurk ka. Laskenurk ka mulle mõelda. Et seda saab pärast söömist hullata. Jah, hullata. Lõpuks oli toit lauda. Ja õnnelik nagu laps kommipoes. No vaadake seda burgerit. Salatisegi on nii ilus juba. Ja siin on 1 pihv, 300 grammi, teine pihv, 300 grammi. Siin on peekonit. Ja siis on leib siin, näete. Sai leivaga saia asemel võtta ja friikate asemel võtsin salat. Jeesus, kus siin on salatit, siin saab ju täis. Taast ongi see söögikohtas see jama, et süsivesikuid saab hästi palju, et saab seal mingi riis, on siin mingi leibel kõrval, siis on mingi joopel kõrval ja siis salatit on ainult seal pool tomatit. Ja noh, see on ju täitsa uhke. Jeesus, sellest küll kõrvu ees. Meenutab seda burgerit, mis ma seal USA-s sõin. Ma tegin ühe aja peale söömise võistluse, $30 maksis. Ütsin pool umbes ära sõi, nii halb olla juba pärast. Ma ei saa enam elu sees aja peale asja. Aga see on ju täitsa ilus ju. Ja olen rahul. Ja 10 eurina, sellest saab. Ma ei teagi palju, ma olen arvamus, palju Eestis väljas söömine maksab, aga USA-s oli küll 10 eest, oleks väga hea selline asi. Väga uhke, issand, jah. Ja teine. Kuna Jokker on keedil, siis tema võttis salati asemel friikartulid ja leiva asemel saia. 300 grammi loomaliha, natuke saia. Ja see vahel on ja mingi üks sibule salat. Laseme hea maitsta ja. Ma pole hommikust vaat söönud. Aga jah. Liha on ka suke. Ongi suke, nagu nad ütlesid, et medium umbes küpsetavad seal, et mitte nagu ülevad suke. Kergelt roosa. Aga äge. Mina olen rahul. Nii. 200-300 grammist. Pihvi on söödud, läbi raskust, ma mõtlen. Siin oli veel peekonit, juust oli ja viimane peekoni tükkel. Natuke häbi tunnistada, aga raske on seda lõpetada küll, nii et ma pean selle kauni salati pean vist karbiga kaasa võtma. Aga noh, ei ole lihtne see 600 grammi liha ära süüa. Ja, nii et võite tulla siia seda XXL burgerit sööma, siis
vaatate, kas jõuate alla süüa või saate pärast kiidelda. Et olete minust kõvem mees või naine. Kui minust kõvem naine, siis muidugi eriti piinlik mul. Nii on, jokker on söödud. Sellepärast ma olen nii väike olegi, et ma ei jõua süüa piisavalt, nii palju kui vaja on. 2 kilo liha päevast süüa, vaat kus kasvaks. Ei jõua, 600 grammigi on raske juba. Aga muidu on hea. Muidu on väga hea, mina olen rahul. Nüüd tuleb seda veel barbecue kastad peale panna. Jokker võttiski barbecue burgeri. See lõpp oli väga hea, see barbecue kastad. Et jah. Just selle karbiga kaasa. Võite tulla proovida.